DJ-puldis on tere korranud. Alustame siis võistlustega. Esimene võistleja on Mihkel Laurits, 130 kilogrammi on tangil. Palun katsele, valmistub Heiki Käärid. Ja 3-0 vastu võetud avakatse Mihkel Laurits 130 kilogrammi. Järgmiseks kankile palun 160 kilogrammi. Katseks valmistub Heiki Käärid ja tema järel Hjalmar Mäe. Katsele Heiki Käärid. Ja katse loeb 3-0 häältega Heiki Käärid 160 kilogrammi. Hjalmar Mäe on järgmine 210 kilogrammi kangil. Ja tema järel valmistumas on Mihkel Ruut 210 kangil. Ja katse loeb 3-0 häältega Hjalmar Mäe 210 kirjas. Mihkel Ruut on järgmine 215 kilogrammi palun kangile. Tema järel valmistub Andres Külapiir. Kangil katsele Mihkel Ruut. Ja katse loeb 3-0 häältega Mihkel Ruut. Nii, nüüd Andres Külapiir on tulemas 265 pannakse kangile ja tema järel valmistub Marko Moon.
ja katsekirjas 30 häältega Andres Külaveer 265 kilogrammi. Järgmine on Marko Mumm, kangile pannakse 275 kilogrammi ja tema järel valmistub Jevgeni Javakov. Katsele Marko Mumm. Ja katsel oleb 275 avakatsel kirjas Marko Mumm. Järgnevaks 285 kilogrammi ja katseks valmistub Jevgeni Javakov ja tema järel aegab uus ring, mida alustab Mihkel Laurits. Kanda valmis, katsele Jevgeni Javakov. Ja katsel oleb 30 häältega Jevgeni Javakov 285 kilogrammi kirjas. Algab teine ring, Mihkel Laurits alustab seda 145 kilogrammi kangiga ja tema järel Heiki Kääri. Katsele Mihkel Laurits. Katsel oleb 30 häältega Mihkel Laurits 145 kilogrammi teisel katsel. Järgnevaks Heiki Kääri, valmistumas ja tema järel Hjalmar Mäe. Kangile pannakse esiteks 170 kilogrammi. Ja kang on valmis Heiki Kääri katsele. Ja teine katsekirjas Heiki Käärit 170 kilogrammi. 220 kangile Hjalmar Mäe valmistumas ja Mihkel Ruut tema järel.
ja katse loeb teine katse kirjas ja Marmäe 220 kilogrammi. Järgnevaks 230 kilogrammi Mihkel Ruut valmistumas ja tema järel Andres Külavi. Ja katse luges 2-1 häältega. Küljekohtunik pidas seda kõrgeks. Nii, Andres Külavil on järgmine 275 kilogrammi kangile ja Marko Mumm on järgmine 290 kilogrammi. Ja kaamale meeskatsele Andres Külavi. Kahjuks see katse õnnestus. Järgnevaks 290 kangile valmistub Marko Mumm ja tema järel Jevgeni Jallotov. Ja katse loeb 190 kirjas Marko Mumm teise katse. Järgmine 300 kilogrammi raskuse Jevgeni Jallotov valmistub selleks ja tema järel Heidi Käärin alustab uut ringi. Mihkel Laulitsen on mõttes katsest loomunud. Ja kampanaali meeskatsele Jevgeni Jallotov.
300 kilogrammi Jevgeni Jablakov teisel katsel. Heiki Käärid on järgmine. 180 kilogrammi pannakse vangile ja tema valmistab Jan Mäe. Heiki Käärid kolmas katse õnnestus, 180 kilot tulemust. 230 kilogrammi kambile. Valmistumas selleks Jan Mäe ja tema järel Andres Külaviik. Taakord valmis katseid Jan Mäe. Jääb siis järgmise grupi võistlejatel võimalus veel algraskust muuta 4 minutit. Peale selle grupi lõppu teeme väikese vaheaja 3 minutit ning alustame siis kevadpallu kategooriatega kuni 120 kilogrammi ja 120 kilogrammi pluss kümmi. Praeguseks 4 katset. 20 sekundit. Õnnestus. Kangile peal on 275 kilogrammi. Katseks valmistub Andres Külaviik ja tema järel Marko Muuk. Valmis 275 Andres Külaviik katsele. Kõik! Mine nüüd, Andres! Nii, mine ja! Kahjuks ka see katsegi sul ei ole. 305 kilogrammi palun kangile. Katseks valmistub Marko Muuk ja tema järel Jevgeni Jablakov. 305. Kang on valmis. Olge 2 ühel pool, 2 teisel. Ja.
ikka nii pidi, nii pidi kukub läbi. See ei ole kõrval. Nii. 3 minutit vaheaega, siis alustame kuni 120 ja 120. Vabandust, Jevgeni Jablatov 210, 310 kilogrammi kangile ja see on selle grupi viimane katse. Kang on valmis, katsele Jevgeni Jablatov. Tarmo. Teistpidi kättega. Katse kahjuks ebaõnnestus. Nüüd on 3 minutit vaheaega ja alustame siis teise grupiga, kus tulevad võistlema mehed kuni 120 ja 120 kilo pluss.
ja kand on valmis katsele Priit Vaikmaa ja valmistub Kaido Veesmann. Ja katse loeb Priit Vaikmaa 175 kilogrammi ja vakatsel kirjas. Järgmine on Kaido Veesmann 220 pannakse kangile ja samale raskusele valmistub Märt Mändi. Kõrgus on erinev. Kand on valmis katsele Kaido Veesmann. Ja vagatse 220 kirjas Kaido. Männing Märt on järgmine samm, raskus on sama. Kõrgus 16. Ja Avan Sigmar on tema järel valmistumas. Kand on valmis katsele Märt Mändi. Ja katse kirjas, avakaatsel 220 Märt Mändi. 250 kilogrammi pannakse kangile, valmistub selleks Sigmar Avald ja tema järel Gert Koovik. Kand on valmis katsele Sigmar Avald. See katse läks hästi. Gert Koovik on järgmine 270 pannakse kangile ja Günter Koovik valmistab tema järel 270 kangile. Ja Kand on valmis katsele Gert Koovik.
Sokida. Ja katsekirjas 270 avakatse Berkovilt. Tema meelküüntekoovit oli järgmine 285 kilogrammi pannakse kangile ja siis tema siiglas 340 kilole. Ja Tammerannis katsele Koovit. Kõik. Plokkidele. Ja katse loeb 3 häältega Peeter Koovit 285 kirja. Elar Kraav valmistab peale Siimrassi, Siimrassi tuleb 340 kilogrammi, avakatsed filminud ja Elar Kraav 355. Aga eelnevalt siis 340 ja valmistab Siimrass. Tarmo, kas me kedagi kõrvale veel saame? Tuled ise? Okay. Kang on valmis, katseb Siimrass. Temaga kankis. Kõik. Plokkida. Ja Siimrass avakatse 340 kilogrammi. Elar Kraav on järgmine 355 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel lõpetab selle esimese ringi Mihkel Raadik. Kang on valmis katsele Elar Kraav. Ja katselumes 3 häältega avakatse 355 Elar Kraav. Mihkel Raadik on järgmine 360 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel alustab teist ringi Gunnar Enke. Kang on valmis katsele Mihkel Raadik. Tule kõrvale ka. Tule kõrvale ka. Jah, ketast all.
Katsel üles 2-1 jättega. Mihkel Raadik 360, Avakatsel kirjas. Alustame teist ringi, Gunnar Engel 170 kilogrammi ja tema järel valmistab Priit Vaikmaa. Kakuvalmis katsele Gunnar Engel. Kahjuks katse eemaldustus. Priit Vaikmaa järgmine 185 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel valmistamas Vaida Leesmaa. Ja just katsel Priit Vaikmaa teisel katsel 185 kilogrammi. Vaida Leesmaa on järgmine kangile pannakse 240 kilogrammi ja tema järel Märt Männik samale raskusele. Kang on valmis, Vaida Leesmaa on 240 kilogrammi. Kahjuks see ebaõnnestus. Aga samale raskusele valmistub Märt Männik ja tema järel Sigmar Avald. 240 kilogrammi on kangil. Ja katsele Märt Männik. Kahjuks see katse ebaõnnestus jäi kõrgeks.
muidu oleks see olnud Eesti aastaks 2 rekordiga võitlus. Sigmar Avald on järgmine, 250 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel valmistub Gert Koovik. Ja Kantor valmis, Sigmar Avald katsel. Gert Koovik on järgmine kaitseliiks valmistuja ja kangile pannakse 280 kilogrammi. Tema järel valmistub Günter Koovik 300. Kantor valmis, katsele Gert Koovik. Töö tehtud 3-0 teise katsel 280 kilogrammi Gert Koovik. Kangile pannud 300 kilogrammi, selleks valmistab Günter Koovik ja tema järel Siim Rask 355 kilogrammi. Kantor valmis, katsele Günter Koovik. Taavi Koovik, sa võid tulla külje peale. Taavi, tule külje peale. Pane käed ketta alla. Siis on julgust rohkem. Kahjuks ei katse kõrgeks jäänud. Siim Rask valmistub katseks 355 kilogrammi ja tema järel Elar Graan uuele Eesti rekordiüritusel 365,5 kilogrammi. Nii.
ja katse läheb siin üles 355 kilogrammi nüüd teisel katse. ja juhin tähelepanu, et siis järgmine katse 365,5 kilogrammi tähistab Eesti avatud klassi rekordi väärtust kangi. Valmistab selleks Janar Kraab ja tema järel Mihkel Raadik. Soovib ka siis seda rekordit parandada, kui see õnnestub Janar. 365,5 kilogrammi Janar Kraab. Kantor valmis. On seal 0,25. Palun muusikat. Palun muusikat. Mihkel Raadik tuleb Eesti rekordi katse üritusele. Mihkel Raadik ja 367,5 kilogrammi pannakse kangi. Kantor valmis katsel Mihkel Raadik. Mihkel Raadik. Küks! Kahjuks ka selline õnnestus. Küll tugesid selle kõrgeks. Gunnar Ekkermann järgmine alustab kolmandat ringi. 170 kilogrammi pannakse kangile. Nii, 170 kilogrammi kangil ja katsele Gunnar Ekkermann. Kükk! Ja ilus katse Gunnar Ekkermann 170 kilogrammi kirjaks. Järgnevaks Vaitmaa. Priit Vaitmaa 190 kilogrammi pannakse kangile. Soovitus värskendust. Priit läheb 190 kilogrammi pannakse kangile. Priit Vaitmaa valmistab.
loobunud 3 katsest Silvest. Kõik. Ja töö tehtud, lõpp tulemus köögis tänu 190 kilogrammi. Märt Männik on järgmine 245 kilogrammi pannakse kangile ja see on siis 2 klassi meestel 120 pluss Eesti rekordi vääriline kang. Jõudu on mehele, vaatame, kas sügavuse kangetaja saab. Märt Männik 245 peal ja katsele. Valmistub Sigmar Omalt. Kõik. Kahjuks see katse ebaõnnestus. 220 on kõik lõpptulemus, aga katse, mis oli kirjas saadud. Nüüd järgmiseks 260 kangile katseks valmistuks Sigmar Aval ja Gert Koomit. Sigmar Avalt. Ja katse kirjas Sigmar Aval 260 kilogrammi. Tulemus. Lõpse katse. Nii, Gert Koomit on järgmine 287 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel valmistub Günter Koomit. Võib muusikutest. Kanga valmistab selle Gert Koomit. Kõik. Kokile. Ja katseõnnestus 287 kilogrammi on kirjas. Ütlesime, et tüki lõpptulemus. Günter Koomit on järgmine 300 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel tuleb Elar Kraav loodetavasti uut Eesti rekordit katset sooritada.
küljed näitasid ikkagi, et see on kõrge. Vabandust. 365,5 kilogrammi kangile palun Elan Kraav, järgmine Mihkel Raadik. 365,5 kilo tähistab Eesti rekordi väärilist kangiraskust. Ja tankon koormatud Eesti rekordi vääriliselt Elan Kraav katsele. Palun. Korralik teada, on selline väikse sammus. Väikse sammu korralikult paika. Teada! Üks katse võrdluseks. Järgnevaks 367,5 kilogrammi kangile ning uueks Eesti rekordi katseks valmistub Mihkel Raadik. Tankon valmis katsele Mihkel Raadik. Kahjuks see katse ebaõnnestus. Nüüd teeme alade vahele 10 minutit pausi ning jätkame mehed kuni 105 kilogrammi lamades surumisega.